Nii, ma teen siis intro. Tervist, selles videos ma lähen presidendi vastuvõtule Roosiaeda siis. Aga mis seal saama hakkab ja kõik seda ma veel täpselt ei tea, aga selles videos näitangi. Teen sükse tavalisema vlogi, sest hommikul olen jõudnud ka sükse kohta, kus ma pole varem käinud. Lähen lastega rääkima. Tähendab kooli siis koolil lastele rääkima enda elust, spordist ja kõigest sellest. Nagu selline elu mul siin on, nagu see elu on ka siin, et golfikott, siin on padelireket, kriip, jalkapall, kossupall. Muideks kõige kossupall on see, millega ma käisin jooksmas, siis viskan kilti ja vaadake, kui see mustaks läks või nagu katki. Nagu panen siia kõrvale pilt, milline see enne oli. Ja siis on tara. Sihukesed vlooge ma väga palju pole teinud ja trennivlooge ma pole üldse teinud. Aga ma arvan, et sihukest asja ma tahangi hoida. Mulle endal meeldib rohkem teha neid videosi, kus on mingi idee ja need videod, mis on trennidest, ma olen põhimõtteliselt kõik ära teinud. Et ega väga nagu midagi suurt uut selles mõttes ei ole. Ehk siis endal ei ole nagu kõige lõbusam seda uuesti teha ja sellepärast ma tahakski neid ideedega videosi teha. Nagu oli siis see, et viskan noola ja see läks inimestele peale ka, nii et aitäh selle positiivse tagasiside eest ja sarnaseid ja teistsuguseid ideid tuleb veel. Sain siia kooli sisse siis, täitsa ilus koht, tore koht. No nii, mikrofon päris sarnane minu mikrofoniga. Pole harjunud ja hoidma seda. Pärast hakkan laulma veel. Ärge siis liiga kõvasti hinga, muidu kaamera läheb kinni. Ei, ma tegin nalja, sa võid kõike. Sportlane Martin Himma. Siis rääkisime kõigest pikalt ja laialt, kõik said küsimusi küsida, kui soovisid, aga jätan siia siis ühe enda vastuse, mille vastamiseks ma ei olnud valmis, aga ma proovisin. Räägi meile üks oma naljakas lugu. Seda küsimust saraks. Oota, nüüd ma pean mõtlema. Mingid asjad on see, kus ma olen jooksnud või midagi kuskil olnud ja sihuke huvitavate inimestega kokku puutunud. Näiteks jooksin ma teen ka YouTube'i seeriat, kus ma jooksin Eesti erinevate linnade kõik tänavad läbi. Ja siis ma näen seda linna nagu väga hästi. Ja ühes linnas, ilmselgelt ma polnud seda meest varem näinud. Siis ta tuli küsimus, mis ma teen. Siis ma ütlesin, et ma jooksen. Ja siis tema järgmine küsimus oli, et aga kus naised on? Jooksen kõik Räpina tänavad läbi. Tüdrukud käes ja? Kuskil teises linnas oli, et ise tahtsin temaga intervjuud teha, et milline see elu siin on. Ja siis ta ütles, et ta eesti keelt ei räägi, ma küsin aga inglise keelt. Ja siis ta ütles, ja inglise keelt oskab ja siis ta oskas paari sõna ja see oli ka siuke nagu võib-olla nagu väga raske seda edasi anda, kui ei ole seda videot. Aga jah, mingi siuke nagu inimestega kokku saamine ma tooksin, tuleb nagu esimese asjana meelde siis. You speak English? Yep, I am living United States. Okay. United States living English. How long have you been in Võhma? 1 year, 1.5. I'm living United States. 1 year English. What do you like to do in Võhma? Living. Okay, but no problems. Okay, thank you. Siis tegin pilti, jagasin autogrammi ja kui ära hakkasin minema, siis tegin ühe õpilasega diili, et kui ta mind võidab ühes mängus, mis neil seal oli, siis ma pean hakkama teda Instagramis jälgima. Valmis olla. Start! Mõtlesin, ma on päris hea selles. Ma annan ühe võimaluse veel sulle. Mul on 8. Üks on keskel, sul on 2. Start! Ma ei saa kaotada. Mul on see asi. Palju õnne. Ja siis edasi on sõit Tallinnasse. Ei, Põhja oli väga tore. Kõik õpilased olid väga toredad tervitused, siis nüüd ma tunnen üli halvasti ennast, et ma võitsin. Aga samas nagu see on haus, sest mul küsitakse suht tihti, et kas sa Instas followksid mind. Siis ma ütlen alati, et seal peab mingi põhjus olema. Siis nüüd ongi, ma hakkan kõigiga mingi võidu tegema millegis. Ja seekord ta kahjuks kaotas, nii et ma ei saanud ju lihtsalt võitu ka ära anda. Sportlase hing lööb välja, et tahab ikka võita. Pluss ma olen suht hea selles mängus ka ikkagi.
aga jah, nüüd sõit Tallinnasse, kus ootavad uued seiklused. Keldrisse ära. Ja tegelikult me läheme siuksesse kohta. See enam välja ei tule. Nii, aga me teeme siis Kareliga võidu, kes laseb kõige täpsemalt kokku. See pole meie omaga, see on 3, see on 2 ja see on 1 punkt. Nii et proovime. Oi, see on sinu oma. Sorry. Või noh, jah. Ise olen süüdine. Ma sain 4 punkti. Aga sul oli suht ühte kohta, see oli natukene. Selle loeme ära, okei. Varr ütles, et tohib. Okei, Karel juhib 4-1. Nii et lähme edasi. Edasi siis mõlemal uue püssiga 5 lasku. Vaatame, kas saame punkte juurde. See oli natuke parem, sest minu poolt. Palju lubavam. 1, 2, ma sain 5 sellest raundist, sa said 3 pluss. See on 6, sest no nii said see, eks see. On 6, eks? Maks koor. Aga No ikka väga hästi. Võtaks Noh, sa said 3 korda 5 on 15. 7 pluss 15 on palju. 22. Õige. Mul oli 9. 17. 17. Mul on igatahes õlg valus, aga ma võitsin ja see tähendas seda, et võitjale tehakse söök välja, nii et me tulime sööma. Ma arvan, et see sama outfitiga lähengi siis presidendi vastuvõtule nüüd roosjääda. Okei, tegelikult ei lähe. Vahetame riided ära ja ma olen valmis. Ehk siis sõidame nüüd roosjääda. Jõudsin siis kohale, parkisin auto ära, arvatavasti kuhugi siuksesse kohta, kus ma saan trahvi. Aga nüüd me läheme sinna sisse, vaatame, kas mind lastakse üldse sisse või. Sest Team Estonias mina enam ei ole ju, aga no see vist ei ole Team Estonia sportlastele. See on siis sportlastele, kes käisid olümpial ja kõige sellega seotud. Ja kuna me oleme presidendi roosjääda, siis ma testin kõik söögi ära seal ja ma hindan seda väga kriitiliselt. Nii et vaatame ja vaatame, mis inimesed siis kohale tulevad ja vaatame, mis president räägib. Imekombel lasti mind siit siis sisse. Vaatame. Oi, väga uhke. Juba ootavad. Alkoholivaba, väga hea, siis saan koju ka sõita täna. Ja esimene siis alkovaba sampus. Nii, proovime. Ma ei tea, mul üldse sampuse maitsega. Tegelikult see on isegi okei. Ma panen 50-st. Aga ma näen ära siit, et seal tagapool, kui ma siit võib-olla zoomin, seal äkki saab süüa. Ehk siis seda me läheme sihtima. Aga enne kui sai süüa, oli aeg kõnedeks. Kõigepealt muidugi Eesti president, siis Gerd Kanter ja siis Paraolümpiakomitee president. Aga minu lemmikosa nendest kõnedest oli. Loodan, et ka teie olete nüüd olümpiast välja puhanud ja valmis jalgpalli MM-iks. Ta tegelikult ütles ajakirjanikele seda, aga ka mina olen jalka MM-iks valmis. Kõned kuulatud, nüüd hakkame siis tantsima. Kaasa sa tead, see tunne alles ilus. Mis see oli? See oli räim igatahes. See oli räim peedi marinaadis. Ja leib. Sinepiga vist. Ja peal on mingi till. Nii proovime. Erinevad maitsed tuleb suhu. Ei, okei. No, ma proovin kõik ära ja siis ma hindan neid. Järgmiseks kurk. Näita, okei, ära näita. Ma ütleks, et see on veidi parem kui see eelmine. Kartuliredisega kõlab kõige parem. Ma võtan saia siis kõigepealt. Päriselt. Ja kuidas sai, sibul. Marineeritud sibul. Ja. Haug. Oli või? See oli kõige parem kindlasti. Praegu. Järjest lähevad, jah. Nii, et nüüd juba julgen vist äkki numbreid öelda. Ma arvan, et algaski siuke, no leib oli siuke, noh, kindel, ütleme 6, järgmine 7, nüüd oli kas 8 või 9. Nii, ma proovin siis kartulredisega.
Kas see rõdis või see ei olnudki nii? Okei, eks see sai võitis. Ma ütleks 9. See rõdisega kartul, mingi 6 ja muna ka. Vaatame, kuhu ta läheb rankingus. Täpselt saia taha. Päris on maitsev. Aga sai oli kõige parem ikkagi. Lähme siis edasi. Vesi laimiga. 10-10. Ei saa valesti minna. Väga hea asi. Kermamurel. Hea asi. Kindel 9. Ja maiskas. Lambist jumala hea maiskas. Ma ei öelnud, et see nii maitsev on. Uus magustoit. Vaarika maitsepärl, ütles või? Top. Magus. Väga maitsev. Väga maitsev. Ja järgmine magus. Browni vist või? See ongi gluteen. No see pole nii hea. See on siuke kuivem ka. Šokolaadi asjad väga ei maitse. Ja kui oli söödud, üritasin ma presidendiga jutule saada. Ta oli väga chill, ehk sain ka. Nii, ma teen siis intro. Aga siis sain ma akku tühjaks, et ma ei saagi näidata, mis me rääkisime. Okei, nali. Nüüd on siis presidendiga räägitud, aga ma pean ka üks ütlema seda, et ma ei näita teile, mida me rääkisime. See tuleb ühes teises videos, loodetavasti siis varsti. Aga me rääkisime pärast selles kaamerast, mis mul on. Väga hea kaamera, vaata, jällitab mind, kuhu vaja on. Ma saan lihtsalt kõndida ja ta ütles, et ostab ka selle. Nii et võib-olla siis, kui te näete, et presidendil on see kaamera, siis te teate, et see on minu pärast. Ja ütles, et ka võib-olla siis leiab mu video üles ja siis vaatab kindlasti. Väga lahe oli ikkagi presidendiga juttu rääkida. Kuigi me oleme juba üks kord varem rääkinud. See oli nüüd juba 3 aastat tagasi või? Tallinna MK-l. Või 4 isegi või? Igatahes nüüd juba päris mitu aastat tagasi. Aga sellega ongi selle videoga kõik. Päris siuke tegus päev oli. Käisin nüüd vaatasin korra pardirallit ka, aga seal läheb aega ja ma pigem üritan tagasi Otepääle jõuda. Ta juba seda videot töödelda ja kõik muud. Et meil hakkab kohe ka Otepääl trennilaager ja kõik muud. Ühesõnaga, selline video saigi praegu. Jääge siis ootele seda videot, mis tuleb koos presidendiga. Aga praegu sai tema juures käidud või roosiaias käidud. Ja see tore päev, isegi laskmas käisime, kõik käisid. Ma jõudsin täna palju. Nii et igatahes loodan, et siuke kiire video teile meeldis. Ja kui meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme. Pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme. Tip-top vana Chanel'i kombe. Esimene. Lühike ole. See on see kiluleib. Sa oledki lühike.